Ma tahaksin täna jagada teema, millele panin pealkirjaks kuidas või kiida Jumalat oma võiduni. Ma seda ükskord jagasin pisut ka palvekoosolekul, aga ma tahaks täna sellest jälle rääkida. See on see, mida Jumal teeb minu elus ja ma usun, et võib-olla ka sinu elus. Ma kõigepealt, enne kui ma alustan, ma loeksin ühe tsitaadi, ühe mõtte raamatust, mille ma hiljuti lugesin. See on Charles Swindone'i Perfect Trust, täielik usaldus. Ja sealt ütleb nõnda. Me kohtame Jumala rahvana oma eludes sageli suurepäraseid võimalusi, mis on meie eest varjatud lahendamatute väljakutsete või probleemide kujul. Asja iva on selles, et need on lahendamatud ilma Jumala tarkuseta. Kuid koos Jumala tarkusega võivad nendest saada meile suurepärased võimalused. See muutus sõltub meie väljavaatest või suhtumisest, kuidas me neid väljakutseid näeme. Võimalik, et sa oled täna silmitsi probleemiga, kus tundub, et sellel puudub inimlik lahendus. Ja väga võimalik, et nii see ongi. Tundub, et sellel probleemil pole lõppu. Kuid ma olen avastanud, mulle antud eluaastat jooksul siin maa peal olles, et taolised olukorrad on platvormiks, mille läbi Jumal viib ellu oma tahte, mis on parem ja suurem, kui me ise suudame mõista. Mida suurem väljakutse ja võimatum olukord, seda suuremana viib ta selle ellu. See oli siis katkend, mida ma hiljuti lugesin. Nüüd me oleme jätkuvalt selles ajas, kus või õieti juba üle minemas sellest ajast, kus me pidime kodus olema ja paljudele võib-olla see eriti ei puudutanud see aeg kuidagi, aga paljudel oli ka võimalus lihtsalt kodus olla ja mul endalgi oli võimalus kodus olla. Aga ma otsustasin, ma võtan selle aja lihtsalt, et otsida Jumalat, lugeda rohkem piiblit, palvetada, lugeda kristlikku kirjandust, eriti seda, mis rääkis minu olukorra kohta. Ja ma olen väga tänulikud tegelikult selle aja eest ja ma mäletan siin paar nädalat tagasi, kui me alustasime palvekoosolekutega teisipäeval, siis tuli jutuks, et mis te arvate sellest ajast või mis on olnud või? Ja vist Silja, sina ütlesid, et see aeg võiks edasi minna. Ja ma olen ise ka täitsa selle nõus, mitte sellepärast, et on lihtne olla kodus istuda. Aga sa saad kasutada seda millekski, kus sa oled välja tõmmatud selle elu kiiruse keskelt. Ja saad mõelda tegelikult sellele, mis on sinu väärtused, mida sa pead oluliseks oma elus. Ja ma olen tänulik selle aja eest. Ja nüüd tuleb ka suvi, ma ei tea, kuidas tavaliselt inimesed juba juuni algul mõtlevad puhkusele. Aga kuidagi see asi on kogu see ajakava on uppi läinud ja mina ei tunne, et oleks mingi puhkusaeg tulemas. Ma olen kogu aeg puhanud. Et tänu Jumalale selle eest. Nüüd tulles tagasi oma teema juurde, miks ma seda räägin? Et tegelikult Jumal annab meile võimalusi, et muuta meie olukorrad võiduks meie elus. Ja ma usun, et selle muutuse protsessi kõige tähtsam osa on tegelikult Jumala kiitmine. Sellepärast me ka iga pühapäev, kui me tuleme siia, me loeme Jumala sõna, palvetame ja me lähme ülistuse kiituse sisse. See on midagi, mis teeb sinu elus, mis kinnitab sinu pilgu Jumalale ja selle sees on üks suur õnnistus ja võit sinu jaoks. Et see on väga oluline. Ma usun, et sa tead seda, et Jumal on tegelikult Jeesuses Kristuses meid asetanud juba võidu sisse. Et tema lunastustöö on lõpetatud, see on täiuslik. Et me võime olla tänulikud selle eest, on lunastanud meid pattudest, haigustest. Olukorrad võivad teinekord teisiti rääkida, aga me ei toetuda olukordadele, sest olukorrad muutuvad, aga Jumal ei muutu kunagi, Jumala sõna ei muutu. Et me võime alati teda usaldada. Ja ta on alati meiega koos, ta alati tahab juhatada meid, kaitsta meid, hoida meid, õnnistada meid ja anda meile kõike, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Et juba ainuüksi see asi, et ta on meie elus elav,
peaks tegema meid tänulikuks Jumalale ja tooma meie ellu kiituse. Ja samuti on oluline ka see, et me oleme osa Kristuse ihust. Piibel ütleb Efeslastel 1:23, et kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik õiges. Et mõnikord me vajame või üsna sageli me vajame kedagi, kes suudab meid julgustada, toetuda, kui me lähme läbi olukordadest, kui me ei mõista, mis meie elus toimub. Nagu ka Silver täna Jumala sõnumi andis selle sõnumi, et nagu palk, keda tahutakse, see ei ole meeldiv koht, kus olla. Ja me vajame julgustust selle sees, et näha olukorda iseennast läbi Jumala silmade. Nii, kuidas siis kiita Jumalat oma võiduni? Ma toon selle teema juures ühe loo. See on 2. ajaraamatu 20. peatükis ja see on lugu Joosafatist. Ja siin on sammud välja toodud, mida Joosafat võttis ette olukorras, mis näis täiesti võimatu olevat. Ja ma usun, et see on julgustuseks meile. Ja need sammud olid tegelikult, kuna see olukord oli võimatu, siis need sammud tegelikult tõid võidu Joosafatil kogu Jumala rahvale. Nii et Jumal pööras kaotuse võiduks. Nüüd ma loen siis, ma toon need sammud välja, iga sammu juures siis ma nagu loen ka siit 2. ajaraamatu 20. peatükist teatud salmid. Nüüd esimene samm, ma loen siit esimesed 2 salmi ja ka 3. algusest. See lugu hakkab siis nõnda, aga pärast seda tulid Moabid ja ammonlased ja nende koos ka meunlasi Joosafati vastu sõdima. Siis tuldi ja teatati Joosafatile, sinu vastu tuleb suur jõuk teiselt poolt merd Aramist. Vaata, nad on Haseson Taamaris, see on En-Gedis. Siis Joosafat hakkas kartma. Nii et kui me vaatamegi, loeme seda lugu edasi, siis me näeme, et tegelikult, et see oli suur probleem Joosafati elus. See oli tegelikult neile, kui Jumala rahval oli võimatu olukord. Inimlikult täiesti lootusetu. Sest see armee oli palju suurem, kui oli Joosafati inimeste arv. Nad tulid selleks, et hävitada siis Jumala rahvast. Ja näis, et sellel puudus täielikult igasugune lahendus. Kuid kui me edasi loeme, me näeme tegelikult sellega lugu ei lõppenud, see oli alles algus. Et Joosafat mõistis, et ta on tegelikult, kuidas öelda, lõhkise küna ees. Inimlikult täiesti võimatu olukord. Nüüd teine samm, mis ta tegi, oli see, et Joosafat seadis enesele eesmärgi. Ja ma loen siit 3. salmist ja 4. salmi. Siis Joosafat hakkas kartma, pööras oma palge issandat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. Ja Juuda kogunes issandalt abi otsima ja kõigist Juuda linnadest tuldi issandat otsima. Nüüd me näeme, et mida Joosafat tegi ja mis on ka meile suureks julgustuseks on see, et esimene asi, kui ta mõistis, kus ta oli, mille keskel ta oli ja mis ei sõltunud temast, see olukord, siis ta sai aru, et esimene asi, mis ta peab tegema, on abi otsida Jumalalt. Ja ta pöördus Jumala poole oma lahenduse saamiseks. Ta mõistis, ta teadis, et Jumalal on lahendus olemas. Nii et see on ka julgustuseks meile, et sageli, kui on mingid olukorrad, et me pöörduksime, esimene asi, pöördume Jumala poole abi saamiseks. Jumal on meie abimees. Need võivad hiljem tulla küll inimlike, kuidas on öelda, inimlike abidena, aga tegelikult see abi tuleb Jumala käest. Aga on ka olukordi, mis on inimlikult täiesti võimatud, kus me ainuke lootus ongi Jumala peal. Ja me näeme ka, et Joosafat, kui ta ise otsis abi Jumalalt, siis ta julgustas selleks ka kogu Jumala rahvast, sest see olukord puudutas tervet Jumala kogudust või Jumala rahvast. Nüüd 3. asi, mida Joosafat ette võttis, oli, ta tuletas meelde Jumala ustavust minevikus. Ma loen salmid 5-7. Ja Joosafat seisis Juuda ja Jeruusalemma koguduses issanda kojas uue õue ees ning ütles, issand meie vanemate Jumal, kas pole mitte sina Jumal taevas,
ja kõigi paganate kuningriikide valitseja, sinu käes on jõud ja vägi. Ükski ei suuda sulle vastu panna. Eks ole, sina meie Jumal ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja maa andnud igaveseks ajaks oma sõbra Abrahami soole. Nii et ta tuletas meelde tõotusi, Jumala tõotusi, või õieti ta tuletas meelde, mida Jumal oli teinud Jumala rahva jaoks minevikus. Ja kui sina oled vahepeal mõne olukorraga silmitsi või probleemiga silmitsi, siis on alati kasulik heita pilk nii-öelda selja taha ja mõelda, mida Jumal on teinud sulle varem sinu elus. Et võib-olla see olukord on alati unikaalne ja see on võib-olla suurem, kui sa kunagi oled kohanud. Aga see, mida Jumal on teinud varem, annab sulle julgustust ja et sa võid usaldada Jumalat ka selles olukorras. Jumal ei tee midagi kunagi. Need olukorrad ei ole kunagi samasugused. Ja selle läbi ka meie usaldus tegelikult Jumala vastu kasvab. Et kuidas on võimalik usaldada Jumalat, kui me ise saaksime kõigega hakkama. Nii et toetu Jumala ustavusele. Kindlasti on hea, kui sa leiad kellegi, kes on ise võib-olla sellisest olukorrast läbi läinud ja suudab sind julgustada selles olukorras. Et need tunnistused tegelikult, mida keegi sinu ellu külvab, need on väga olulised sinu ja minu jaoks. See näitab, et Jumal on elav ja Jumal on ka sinu olukorra keskel selleks, et sind läbi tuua sellest olukorrast. Nüüd loomulikult on piibel on täis neid lugusid tavaliste inimeste eludes, kes kohtasid ka täiesti võimatuid olukordi, aga lõpuks nad tulid võitjana välja. Möödunud kord me kuulsime Hiobist, kuulsime Joosepist, aga neid lugusid on väga palju. Piibel ütleb Jakobuse kirjas, et Eeli oli samasugune inimene nagu sina ja mina, aga ometi tema palved olid vägevad. Muutma olukordi, et ta oli samasugune nagu sina ja mina oma nõrkuste ja puudustega ja tugevustega. Aga ta usaldas Jumalat. Ja tal oli elav osadus Jumalaga, siis Jumal kuulis tema palveid. Nii et kogu Iisraelis oli 3,5 aastaks põud ja siis hakkas vihma sadama tema palve peale. Milline vägi see peab olema, see saab ainult olla Jumala vägi. Ja ta oli Jumala sõber. Loomulikult on suureks julgustuseks, kui sa loed kristlikku kirjandust ja loed neid tunnistusi, mida Jumal on teinud kellegi elus ja kuidas Jumala sõna on töötanud nende inimeste eludes ja Jumal on toonud läbimurde ja see on väga suureks õnnistuseks ja julgustuseks. Et ma olen viimati näiteks ise lugenud Irina Belova S'mores terveks saada ellu jääda ja ma jätkuvalt loen praegu Fred Francis Bosworthi Tervendaja Kristus. Need on minu jaoks väga julgustavad raamatud ja kui ma näen, et Jumal on suutnud nende eludes läbimurde tuua, miks ta ei või seda minu elus teha ja ta teebki seda, ma usun seda. Halleluuja. Nüüd ma lähen edasi selle teemaga. Nii et vaata selja taha ja leia julgustust ka teisted inimesed, kes on sinu ümber. Leia neid, kes suudavad sind toetada, julgustada selles olukorras. Nüüd 4. Joosafat võttis omaks ja püsis Jumala tõotustel. Ma loen siit salmid 8-11. Nüüd Joosafat ütleb siis Jumalale või palub. Nemad on seal elanud, on seal ehitanud sinu su nimele pühamu öeldes. Kui meid tabab õnnetus, mõõk, kohus, katk või nälg, siis me astume selle koja ette ja sinu ette, sest selles kojas on sinu nimi. Ja me hüüame sinu poole oma kitsikuses, et sa meid kuuleksid ja aitaksid. Ja nüüd vaata Ammoni, Moabi ja Seiri mäestiku pojad, kelle maas sai lubanud Iisraeli läbi minna, kui nad Egiptusemaalt tulid, vaid pidid neist mööda minema ega saanud neid hävitada. Vaata, need maksavad nüüd meile kätte, tulles meid välja ajama sinu omandist, mille sa meile oled andnud. Meie Jumal, kas sa ei tahaks nende üle kohut mõista? Nii et Joosafat toetus Jumala tõotustele. Jumal oli tõotanud Iisraeli rahval, see on teie maa igaveseks ajaks. Ja vaenlasel ei ole mingit õigus sellele maale. Ja ta tuletas seda Jumalale meelde.
Nii et Jumal on ka täpselt samamoodi sinu ja minu jaoks tänapäeval, kes on elav Jumal. Mis on Jumala nimi? Mida ta on kõige esimesena ilmutanud? Moosesele. Mina olen Jehova, mina olen Jehova. Ta ei ole mina olin kunagi, ta on mina olen ka tänapäev sinu elus. Et ma olen ise endale väga julgustuseks olen õppinud ära Jumala 7 nime. Ja need on võib-olla sinulegi julgustuseks, et esimene nimi on Jehova Shamma, issand on ligi, ta on alati sinuga. Sa vajad seda teadmist, kui sa arvad, et tegelikult sa oled üksi oma võitluste keskel. Jumal on alati sinuga. Jehova Shalom, issand on sinu rahu. Jumal teeb kõige oma suuremat tööd siis, kui sinu südames on rahu. Ta liigub läbi sinu rahu. Tegelikult see annab sulle ühe usukindluse ja Jumal vastab sinu usu peale alati. Jumalale meeldib, kui sa usaldad teda. Kui on rahutus südames, siis on vaja leida see Jumala lähedal olu sinu olukorra keskel. Ja selle rahu keskel Jumal tegutseb. Jehova Raah on 3. nimi. See on issand on meie karjane. Te teate kõike seda laulu, laul 23. Et isegi kui ma läheksin läbi surmavarju orust, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Ja sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Et ükskõik, mis ei ole, ei tule sinu vastu. See laud kaetakse. Nii et me võime hõisata ja kiita Jumalas. Jehova Jiire, issand hoolitseb või varustab. Jätkuvalt kannab hoolt meie perede eest. Jehova Nissi, issand on meie võidulipp. Jeesus Kristus on selle võidu juba andnud meile. Amen. Jehova Tsitkenu, issand on minu õigus. Jehova Rahva, mina olen issand sinu ravija. Ta on see sama eile, täna igavesti. Ta on alati ustav oma tõotustele. Et Jumala tõotused väljendavad alati Jumala tahet sinu elu jaoks. Et kui sul on olukord, milleks seisad silmitsi, siis leia need tõotused Piiblist ja võta need omaks. Usalda Jumalat ja usu Jumalat, et ta on ustav oma sõnale, vaatamata, mida olukorrad räägivad. Sest nagu ma enne ütlesin, olukorrad muutuvad, aga Jumal ei muutu kunagi. Üks tähtis osa on selles, ma usun ka, et kuuluta alati Jumala tõotusi oma elu üle. Miks on oluline? Piibel ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu Jumala sõna kaudu. Pühakiri ütleb, ükski, kes usub temasse, ei jää häbisse. Et kuidas sa saad oma usu mõõtu kasvatada või oma usaldust Jumala vastu kasvatada, on see, kui sa kuulutad Jumala sõna oma olukorra üle. Mitte ei räägi olukorda, vaid räägid Jumala sõna oma olukorra vastu. Nüüd oluline osa on siin ka muidugi on loomulikult kannatlikkus. Heebrealastele 10. peatükk 35-39 ütlevad, ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Teile läheb vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksid kätte tõotuse. Sest veel ainult pisut, siis tuleb see, kes peab tulema ega viivita. Aga minu õige jääb usust elama, kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Aga me ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge. Ja tänu Jumalale, toetu alati jätkuvalt püsivalt Jumala tõotustele ja kuuluta neid tõotusi oma elu üle. Nüüd 5. samm, mida Joosafat tegi. Ta tunnistas enese jõuetust, kuid samal ajal Jumala vägevust. Salmid 12-13. Sest meile pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meile kallale. Ja me ise ei tea, mida peaksime tegema, vaid meie silmad vaatavad sinu poole. Ja kogu Juuda seisis issand ees, isegi nende väetid, nende naised ja lapsed. Tegelikult see palve, mida Joosafat palus, kui me vaatame siit
kui ta hakkas paluma salm 6, siis ta tegelikult kuulutas juba sellega, alustas oma palvet sellega, et ta kuulutas Jumala suurust ja vägevust oma elus. Nii et see on tegelikult Jumala suur väärtus, alandlikkus. Jakobuse 4.6 ütleb, Jumal paneb ülbele vastu, aga alandlikele annab armu. Nii et mis on tegelikult alandlikkus Jumala ees? See on see, kui sa näed oma olukorda iseennast ja võib-olla ka teisi inimesi sinu ümber näed läbi Jumala silmade. Näed nii, nagu Jumal näeb neid olukordi. Et need on sulle võimatud, aga Jumalale on kõik võimalik. Amen. Ja Jumala tahe alati sünnib, kui sa usaldad teda. Nii et tegelikult see näitab ka, et me alati vajame abi Jumalat. Jumal on sättinud meie elu nõnda Jumala lastena, et me sõltuksime temast. Amen. See ei ole mitte meie enese jõud ega vägi. See on Jumala vägi, kes toob läbimurde. Nüüd 6. salm. Joosafat saab juhised ja kinnituse Jumalalt. Salmid 14-17. Ja issanda vaim tuli Jahasieli, Sakaaria poja peale, kes on Aasafi järeltulijast pärit oleva Leviit, Matania poja, Jeieli poja, Benaja poja, Sakaaria poeg. Ja ta ütles, pane tähele kogu Juuda ja Jeruusalemma elanikud ja kuningas Joosafat. Nõnda ütleb teile issand, ärge kartke, ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid Jumala sõda. Minge homme alla nende vastu. Vaata, nad tulevad üles mööda Siisi tõusuteed ja te kohtate neid oru lõpus ida pool Jerueli kõrbe. Seejuures ei ole teil vaja sõdida. Astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas issand teid päästab. Juuda ja Jeruusalemm, ärge kartke, ärge tundke hirmu. Minge homme nende vastu ja issand on teiega. Nüüd samal ajal, kui Jumala rahvas hoidis pilgud Jumala peal, issanda peal, siis Jumal andis prohvetliku sõnumi kogu Joosafatil, kogu Jumala rahvale. See on täpselt ka meie elus nõnda. Et mida see sõnum teeb, on see, et ta kinnitab tegelikult seda, mida Jumal on tegemas sinu elus. Ta kinnitab seda, et Jumal on kontrollis selle olukorra üle. Ja ta teeb need tõotused, mida sa oled lugenud, teeb sulle elavaks. Ja sa võid kogeda, et kogu selle asja keskel Jumal nagu ütleb, ära karda. Sa koged, kuidas see hirm kaob sinu elust ja sa võid usaldada Jumalat lõpuni. Nii et see pole enam sinu lahing, vaid see on Jumala lahing sinu eest. Nii et meie võit ei sõltu mitte meie võimekusest. Samuti pole ka see meie eneste vastutus. Meie vastutus on otsida elavat suhet Jumalaga. Otsida usinasti teda ja usaldada teda. Jumalale meeldib, kui sa usaldad teda, mitte oma tundeid selle olukorra keskel. Ja mõnikord see on üsna raske. Tunded võivad rääkida, kisendada, rääkida kõike muud. Aga tegelikult Jumala sõna on see, mis on tõde. Amen. Heebrealaste 11.6 ütleb, aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane. Sest kes tuleb tema juurde, peab uskuma, et esiteks ta on olemas, ta annab palga neile, ingliskeelne tõlge ütleb, kes seda usinasti otsivad. Mitte lihtsalt kaootiliselt, vaid usinasti. Ja sellepärast ma olen tänulik selle aja eest, kus ma sain lihtsalt olla ja lugeda piiblit ja lugeda kristlikku kirjandust ja ma olen nii tänulik selle aja eest Jumalale. Oleks see vaid edasi nõnda. Nii et Jumal on vägev tooma sinu olukorda lahenduse, kui sul on elav osadus temaga, kui sa usaldad teda. Nüüd 7. samm, Joosafat valmistus Jumala lahinguks. Salmid 18-19. Siis Joosafat kummardas silmili maha, kõik Juuda ja Jeruusalemma elanikud heitsid issand ette ning kummardasid issandat. Ja need leviidid, kes olid kihadlastest ja korahlastest, tõusid üles, et issandat Iisraeli Jumalat ülivalju häälega kiita. Nüüd, kuidas sa valmistud ette lahinguks?
siin on väga selge, mida Jumala sõna ütleb. Mis sa arvad? Sulle on tõotused elavaks teinud. Siis on midagi, mis tõuseb sinu südames, sa hakkad tänama Jumal, sa hakkad kiitma. Olgugi, et see vastus ei ole veel siin füüsilises maailmas. Aga sa juba tead usu läbi, see on sulle antud. Ja sellepärast sa võid kiita Jumalat. Mul on julgustuseks ikka Taaveti laul 103, mis ütleb, et kiida mu hing issand kõik, mis mu sees on tema püha nime. Ära unusta ainsat tema headegu, tema annab andeks kõik su patu, tema tervendab kõik su tõved. Tema lunastab su elu hukatusest, teib sind helduse ja alastuse nagu pärjaga või krooniga. Täidab su suu heaga, nõnda, et su iga saab uueks nagu katkal. Ja tegelikult, kui Taavet ütleb, kiida mu hing issanda, ta on andnud andeks kõik su patu ja tervendanud kõik su tõved, siis Kristuses on öeldud see juba jah ja aamen. See on juba tehtud. See on olemas. Meil on vaja oodata või õieti usu läbi need vastu võtta. Võib-olla see ei tule täna ega homme veel täielikult, aga ühel päeval see tuleb ja see on jah ja aamen. Sest Jumal ei valeta. Et kiitus on väga oluline asi, kuidas Jumal saab vabastada väe sinu elus. Ise kui sa veel ei näe seda lahendust füüsilises maailmas. Usu läbi sa tead, see on sulle juba antud. 8. punkt. Joosafat ja Jumala rahvas kiitis Jumalat oma võiduni. Salmid 20-24. Ja järgmisel hommikul tõusid nad vara ning läksid Tekoa kõrbe. Nende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles, kuulge mind Juuda ja Jeruusalemma elanikud. Uskuge issandasse oma Jumalasse, siis te jääte püsima. Uskuge tema prohveteid, siis õnnestub teil kõik. Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis issandale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidi minema relvastatud ees ja ütlema, tänage issandat, sest tema heldus kestab igavesti. Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani issand varitsejad Ammoni, Moabi ja Seri mäestiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu ja nad löödi maha. Sest ammonlased ja Moabid tõusid Seri mäestiku elanike vastu, et neid hävitada ja kaotada. Ja kui nad Seiri elanikele olid lõpu teinud, siis nad aitasid üksteist hävitada. Kui siis Juuda jõudis vaatluspaika kõrbes ja nad vaatasid jõugu poole, näe, siis lamasid laibad maas ja ükski olnud pääsenud. Et tegelikult kogu see, mis toimus, me näeme, mis see ettevalmistuse tulemus oli. Ja mida kõige selle keskel Joosafat Jumala rahvas tegi, oli nad sõnakuulelikult Jumalale. Nad tegid nõnda, nagu Jumal oli neile öelnud ja nad kiitsid kogu selle keskel Jumalat. Ja tegelikult see on nagu öeldakse, see on kogu selle loo ja kogu selle olukorra haripunkt. Öeldakse crescendo, olete kuulnud sellist sõna? Kõik hakkasid kiitma Jumalat valju häälega. Nii et palve ja Jumala kiitmine alati vabastavad Jumala väe. Ja me näeme ka et see vägi on selles, et see ajab vaenlased segadusse. Kurat ega teemonid, nad ei saa aru, mis toimub. Piibel ütleb ka, et kui kurat oleks teadnud, et Jeesus saavutab läbi Golgata ristisurma võidu, ta oleks iialgi Jumala poega andnud risti lüüa. Samas ta mõtleb, et ta on tark, aga tegelikult tema tarkus toob alati kaotuse talle enesele. Nii et meil on Jumala tarkus ja see tarkus on selles, et võime alati kiita ja tänada Jumalat. Ja see toob meile ka võidu. Ma olen ise viimasel ajal nagu võtnud omaks ka selle tõotuse. Piibel ütleb, et kui teie olete kurjad ja oskate anda häid asju oma lastele, kui palju isa annab taevas häid ande või Luuka evangeeliumis öeldakse ka püha vaimu neile, kes teda paluvad. Nüüd, miks on see nii oluline minu elus, püha vaim? Püha vaim on see, kes teeb selle muutuse, toob esile selle muutus sinu elus.
Püha vaim on tõevaim, ta on eluvaim. Ta annab kõik tegelikult, mis on Jumala täiuse, ta vabastab selle sinu elus. Ja sellepärast on nii oluline alati paluda Jumala käest, Jumal, täida mind oma vaimuga. Täida mind täna, ma tahan täna olla täidetud sinu kogu täiusega, sinu vaimuga. Ja kuulutada, et Jumala vaim tegutseb sinu elus. Mina ikka kuulutan oma ellu. Piibel ütleb roomlastele 8.2, et eluvaimu seadus on vabastanud patu ja surma seadusest. Ma olen vaba sellest. Ja ma kuulutan, et nüüd mul ei ole enam pattu ega surma, minu elus on pühadus ja minu elus on elu. Amen. Nii et see on väga oluline. Leia iga päev aega olla osaduses Jumalaga, palvetada pühas vaimus, keeltes. See on ka väga oluline otsida Jumalat, kus sinu mõistus on viljatu, aga kus sa räägid saladusi Jumalaga, Jumal ehitab siin selle kaudu üles sinu elu Kristuses. Nüüd see lugu lõpeb siis viimase punktiga. Joosafat ja Jumala rahvas nautis Jumala võitu oma elus. Mul on siit salmist 25 kuni 30. Joosafat ja tema rahvas tulid neilt saaki riisuma. Leidsid nende juures palju varandust, riideid ja kalleid riistu. Ja nad võtsid endil rohkem, kui nad suutsid kanda. Nad olid 3 päeva saaki riisumas, sest seda oli palju. Ja 4. päeval kogunesid nad kiituse orgu, sest seal kiitsid nad issandat. Sellepärast nimetas seda paika kiituse orguks täna päevani. Siis pöördusid kõik Juuda ja Jeruusalemma mehed ja Joosafat nende ees otsas rõõmuga tagasi Jeruusalemma, sest issand olid neil lasknud nende vaenlastest rõõmu tunda. Ja nad tulid naablite, kannelde, pasunategi Jeruusalemma issanda kotta. Aga hirm Jumala ees valdas kõiki maade kuningriike, kui nad kuulsid, et issand oli sõdinud Iisraeli vaenlaste vastu. Siis oli Joosafati kuningriigil vaikne aeg. Tema Jumal andis talle ümber kaudu rahu. Nii et see on siis see tulemus, mis sündis siis nii-öelda, kui oli täiesti võimatu olukord, aga lõpuks Jumal tõi selle kogu olukorra keskel läbi murda. Ja me näeme ka, et tulemus oli tegelikult see, et Jumala rahvas kiitis jätkuvalt Jumalat edasi. Et ma usun ka, et Jumala kiitmine ei ole ainult ühe olukorra tarvis. See on tegelikult sinu ja minu elu Kristuses. Kogu ja sinu ja minu elu väljendub läbi Jumala kiituse. Et see on väga oluline. Nüüd, kui ma lugesin seda raamatut Terveks saada ja ellu jääda, Irina Belova-Šmors, üks Ukraina pärit minuvanune naisterahvas, kes üsna hiljuti läks ka väga raskest olukorrast läbi, kus ta oli viimase astme nii-öelda vähi staadiumis, kus kõik tema ihuliikmed lagunesid keemia ja selle kiiritusravi tõttu. Ja ühel päeval ta hakkas täielikult paranema. Ta saadeti juba koju surema. Ei ole mõtet sind enam haiglas pidada, mine ja oota oma surma kodus. Aga Jumala ime läbi, ta õppis kogu selle 5 kuu keskel, mis ta võitles, ta õppis täpselt samuti Jumalat kiitma. Ja täname Jumalat oma tervise eest. Ja oma raamatu ta lõpetab nende sõnadega. Sinu tervenemisprotsess võib võtta küll aega, aga see väärib seda, sest sa tahad terveks. Et sageli see võitluse protsess meile ei meeldi. See on väga ebameeldiv, aga see on alati väärt seda, et võidelda lõpuni, sest sa oled võitja. Sinu võit pole antud ainult sinu enda jaoks. See on antud kogu Jumala rahvale. See on antud selleks, et jagada oma elu teistega. Ja tegelikult see kiitus või see elu Kristuses, see ei olegi nõnda, et nüüd ma sain selle olukorra üle võidu. Võib-olla mul on küll rahu, aga tuleb alati järgmine väljakutse. Võib-olla teisel elualal hoopiski.
Ja meie inimestena me alati tahame nii-öelda turvalise tsooni jääda. See on mugav olla seal, see on hea olla, selle pehme vati sees. Aga vahepeal meid lüüakse jällegi, tõmmatakse, mingi olukord tuleb jällegi ja niimoodi uus väljakutse. Aga mul on julgustuseks olnud ka, tuleb meelde üks tunnistus ühest kristlikust filmist. Selle nimi on Beyond the Next Mountain. Teisel pool järgmist mäge. Ja see on üks lugu Kirde-Indias elavast Khmari Khmar, sellise nimega suguharu, kes olid siis umbes 100 tagasi, olid nii-öelda peanottijad. Nad kõik, kes tulid nende sinna mägedesse ja džunglitesse, tulid nende kontakti saama, nad lihtsalt võtsid pea otsast neil inimestest. Nende uskumus oli see, et kui sa niimoodi võtad pea otsast ja riputad selle oma telgi kohale, siis sulle antakse parem elu või parem elu järgmises elus nii-öelda. Siuke paganlik usk. Aga siis üks missionär läks sinna peale esimest maailmasõda, siis läks sinna missionäriks, ta tundis Jumala kutset, üks noor poiss Inglismaalt, sest Inglismaal oli olnud ärkamine ja ta tundis seda kutset Jumalalt ja see India kuberner või selle maaosa valitseja nii-öelda, ta ei lubanud sellel noorel poisil minna sinna, ta ütles, et siin süüakse seal ära. Aga ta tundis, et ma vajan Jumal sinu juhtimist ja ta läks selle suguharu juurde ja kuulutas selle evangeeliumi. Ja lõpuks see suguharu sai kõik päästetud. Aga nüüd sellega ei lõppenud. Mis juhtus oli see, et läksid aastad edasi ja selle ärkamise ajal, mis seal toimus selles džunglis, oli üks noormees nimega Tšonga. Ja see Tšonga siis oli kasvanud suureks, tal oli oma perekond juba ja tal oli poeg nimega Rotšunga. Tšongal oli poeg nimega Rotšunga. Pudaite perekonna nimi, tõesti sünginud lugu. Ja mis juhtus oli see, et sellest Rotšungast, sellest pojast sai siis lõpuks noormees, keda Jumal, nad olid täiesti harimatud inimesed seal. Ja lõpuks sai noormees, kes siis tõlkis kogu piibli. Neil ei olnud isegi kirjalikku tähestikku. Ja tõlkis kogu piibli siis inglise keelest ja originaalkeeltest, heebrea ja kreeka keelest tõlkis siis nende oma khmari keelde. Aga nüüd ma tahan tuua ühe näite, kui see khmari suguharu vaimulik juht ja pereisa Tšonga seisis oma pojaga, Rotšungaga, isa palvemäel, seal oli üks mägi, kus isa käis alati palvetamas. Nüüd, kui nad seisavad seal mäe peal, siis isa osutab silmapiiril olevale mäeahelikule ja küsib pojalt, kas sa näed seda mäge seal taamal? Mis sa arvad, mis on selle mäe taga? Ma ei tea, vastab poeg. Seal on teine mägi, ütleb isa ja lisab. Ja kas sa näed seda joont, kus taevapiir puudutab mäge? Inimesed kutsuvad seda horisondiks. Jumala armastus on nagu see horisont, mis alati kutsub sind ja viib sind edasi. Mis on põnev horisondiga? See on nagu miraaž, aga see on tõeline miraaž. Selles mõttes, et miraaž petab sind, aga horisont ei peta sind. Ja kui sa lähed horisondi peale, siis on alati horisont liigub sulle ees edasi. Sa kunagi ei saa seda horisonti kätte, aga see alati kutsub sind ja viib sind edasi. Ja täpselt samuti on meil Jumalaga. Jumala armastus alati kutsub sind, aga ta kutsub sind selleks, et viia sind edasi. Amen. Et olgu see julgustus sulle. Ja nagu ma enne ka ütlesin, et Jumala võit ei ole antud ainult sinu ja minu jaoks. See on antud selleks, et sellest saaksid osa paljud. Et kujundada sinus jätkuvalt Jumala olemust. Ja ma lõpetan kirjakohaga Jesaja 43:21, mis ütleb, rahvas, kelle ma enesele olen valmistanud, peab jutustama minu kiidetavusest.
see on see, mida Jumal tahab teha sinu ja minu kaudu. Amen. Olge õnnistatud.